tervist, inimesed! Täna ma räägin sellisel teemal nagu eutanaasia. Ehk siis sisuliselt enesetapp. Aga kas te ju teate seda, et enesetapp on Jumala ja seega ka inimsuse vastane tegevus? Seda ei tohi teha. See on üks kõige suuremaid pattusid. No patune Eesti 200 muidugi propageerib seda, et Eestis seadustada eutanaasia, aga seda ei tohi teha. Sellepärast, et inimene peab olema enda ees õige, aga ta peab olema ka Jumala ees õige. Ja eutanaasiaga on niimoodi, et sa sisuliselt katkestad ära vastutuse, mis siin elus on. Aga vastutusest ei saa loobuda, sellepärast, et seda vastutust tuletatakse sulle varem või hiljem uuesti meelde. Ja see, mis on teisel pool elupiiri, ega seda me kõik ei tea. Seda me keegi ei tea. Väga täpselt ei tea igal juhul. Et me ei tea, kes meile ja kuidas meile seda meelde tuletama hakkab. Ja sellepärast on parem mitte teha, sest kohtumõistmised ei ole ainult selles maailmas, vaid on ka teises maailmas, pärast elu. Nii et ärme läheme selle asjaga kaasa, et ühe patu me juba seadustasime, mis on homoabielud, millega riigil ei tohiks olla mingisugust pistmist, sellepärast, et Eesti põhiseaduse järgi perekond on riigi erilise kaitse all, aga ta on sellepärast erilise kaitse all, et oleks inimesi. Oleks peale tulevad põlve ja eutanaasia ei saa olla ka riigipoliitika, sest sellega vähendatakse meie niigi väikest rahvaarvu, aga seda me ei saa lubada. Nii et vaat niimoodi on, et ärme võtame ühte patu ja süükoormat oma rahvale veel peale ja kui vähegi võimalik, ärge valige sellist erakondade poolt, kes sellist jama poliitikat peale suruvad ja tahavad tõe ja õiguse pähe teile maha müüa, justkui see oleks midagi kaasaegset ja toredat ja justkui me saaksime sellest vabaks. Me ei saa vabaks, me paneme ennast sellega orjakõidikutesse. Aga kuna meil on sõna vaba ja demokraatlik riik, kommenteeri siia alla, mis sina arvad nendest teemadest?